Šokk tuli väljaspoolt, kuid tabas otse Pekingi jõudemonstratsiooni keskmesse. Sel 2026. aasta 22. aprillil tundub, et Iraani tegu Hiinaga on tõesti hullumeelne, sest ilma Pekingi pihta raketi tulistamata plahvatas kriis just Xi Jinpingi mudeli kõige tundlikumas punktis. Odav nafta, turvaline marsruut ja vabrik töötab lakkamatult. Ja kui ma räägin Hiina jõuetusest, ja just see kuvand praegu kasvabki, siis Xi Jinpingil ei olnud tõesti mingit vastust nendele astronoomilistele kaotustele, mida ta praegu Iraani ja Ameerika Ühendriikide kriisi ajal kannatab. Eriti 2 kaubalaeva tõttu, mille Ameerika Ühendriikide võimas merevägi on juba arestinud ja mis on otseselt seotud Hiinaga. Hiina tööstuse baas tunneb juba selle sõja laastavat mõju. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud, usaldades Milson Alves. See, mis juhtus, oli otsene ja jõhker. Alates sõja algusest 28. veebruaril on pinged Hormuzi väina ümber jõudnud ülemaailmse energiakaubanduse südamesse. See väin on üks planeedi tähtsamaid. Kui see sulgub, jõuab mõju esmalt Aasiasse, mis sõltub tugevalt Lähis-Ida naftast. Ja Hiina on selle sõltuvuse keskmes. Isegi reservide, riiklike rafineerimistehaste ja manööverdamisvõime olemasolul nägi Peking, et risk kasvas liiga kiiresti, et jätkata kaitstuse teesklust. Hiina diplomatia hakkas nõudma vaoshoitust ja lükkas tagasi igasuguse blokaadi Hormuzi väinas. Kes on selle maavärina keskmes? Ühel pool Iraan, mis on muutunud kriisi sõjaliseks, energiaalaseks ja logistiliseks keskpunktiks. Teisel pool Hiina, maailma suurim naftaimportija ja domineeriv Iraani, meritsi transporditava nafta ostja. Reutersi kogutud andmed näitavad, et 2025 aastal ostis Hiina üle 80% Iraani poolt tarnitud naftast, keskmiselt 1,38 miljonit barrelit päevas. See moodustas umbes 13,4% kogu Hiina meritsi imporditud naftast. See on loo võti. Peking ei kasutanud Iraani naftat lihtsalt täienduseks, vaid strateegilise toena, et hoida kulud madalad, kasumimarginaalid kitsad ja eksport konkurentsivõimelisena. Kus see löök kõigepealt avaldub? Shandongi provintsis, sõltumatutes rafineerimistehastes, mida tuntakse nimega Dipots. Just, nemad ostsid odavamat naftat, töötlesid selle kiiresti ja varustasid olulist osa Hiina tööstusmasinast. Aastaid saabus Iraani nafta kuni $80 suuruse allahindlusega barreli kohta, võrreldes Brenti naftaga. See tegi kogu vahe nende jaoks, kes elavad väikese kasumimarginaaliga. Aga pärast sõda kadus see eelis täielikult. Aprillis hakkasid Hiina rafineerimistehased maksma Iraani nafta eest $1,5 kuni $2 rohkem kui Brenti eest, mis oli veel hiljuti peaaegu mõeldamatu. See, mis oli varem turvapadi, muutus nüüd kitsikuseks ja see, mis tundus tarkusena, muutus sõltuvuseks. Kuidas see šokk tehase põrandale jõuab? See jõuab rafineerimise, transpordi, plasti, kütuse ja tootmiskulude kaudu. Märtsi lõpus teatas Reuters, et Hiina sõltumatud rafineerimistehased plaanisid aprillis vähendada töötlemist ligi 50%-ni. Alla hiljutise 55% taseme. Just sellepärast, et nafta kallines ja siseturu nõudlus jäi endiselt nõrgaks. Samal ajal käskis Hiina valitsus peatada uued transpordilepingud, kütuste ekspordi ning püüdis kinni hoida juba kokkulepitud saadetisi. Seejärel laiendas ta bensiini, diislikütuse ja lennukikütuse ekspordi blokeerimist. Kui sellise suurusega režiim hoiab kütust riigisiseselt kinni, on sõnum selge. Peking on läinud kahjude piiramise režiimile. Miks on Xi Jinpingi jaoks nii tõsine? Sest niinimetatud kindluse majanduse propaganda müüs ideed süsteemist, mis suudab väliseid šokke taluda ilma et murduks. Avakriis näitas hoopis vastupidist. Hiinat ei pommitatud. Ta ei astunud ametlikult sõtta, kuid siiski nägi ta kulude tõusu, kasumimarginaali vähenemist ja usalduse kõikumist. Reuters võttis selle kokku, näidates, et Hiina eksport kaotas märtsis hoogu just energiašoki ja sõjast tingitud ülemaailmse ärevuse tõttu. Eksport kasvas vaid 2,5%, samal ajal kui import hüppas 20,8%.
see olukord avaldab survet kaubandusbilansile ja õõnestab kontrollitunnet. See vapustus ei piirdunud ainult naftaga. See hakkas mõjutama ka teisi kriitilisi sektoreid. Üks kõige keerulisemaid juhtumeid oli heeliumgaas, mis on hädavajalik kiipide, meditsiiniseadmete ja kõrgelt täpsete komponentide tootmiseks. Reuters teatas märtsis, et heeliumi nappus, mida süvendas osa gaasitöötlemise katkestamine Kataris, oli juba käes. Mõnel juhul on hetkehinnad kahekordistunud. See on Hiina jaoks laastav, sest see tabab just seda valdkonda, mida Xi peab riigi tulevikuks. Pooljuhid, tippelektroonika, tehisintellekt, elektrisõidukid ja kõrge lisandväärtusega tööstus. Ilma stabiilse sisendita muutub isevarustatuse jutt hädaolukorra jutuks. Ja kui energia napib, levib probleem nagu tuli kuivas rohus. Mitte ainult rafineerimistehas ei kannata. Kannatavad naftakeemiaettevõtted, autotootjad, elektroonikatootjad, eksportijad ja töötajad. Reuters teatas täna veel, et sõda on põhjustanud ühe viimase aja tõsisema katkestuse ülemaailmses energiavarustuses, tuues kaasa tugeva nõudluse vähenemise lühiajaliselt ja seiskamisi Aasia rafineerimistehastes. Samuti tõi Reuters sel nädalal esile, et alumiinium on läbi elanud musta luigelaadse pakkumisšoki ning hinnad on jõudnud 4 aasta kõrgemale tasemele. See näitab, et Iraani kriis ei piirdunud ainult naftaga. See kandus edasi metallidesse, veokuludesse, kindlustusse ja kogu tööstusahelasse. Xi üritab endiselt reageerida, kuid see reaktsioon näib juba algusest peale improviseeritud. Peking kiirustas kasutama varusid, ümber jagama impordikvoote, piirama eksporti ja haldama poliitilist kahju. Tõepoolest, on olemas osaline kaitse. Reuters näitas, et Hiinal on piisavalt reserve, et katta kuude kaupa impordid, mis tavaliselt läbivad Hormuzi. Kuid reservid ostavad aega, mitte ei taasta eeliseid. Reservid vähendavad paanikat, kuid ei too tagasi Iraani nafta allahindlust. Reservid aitavad vältida kohest kokkuvarisemist, kuid ei kustuta kõige karmimat tõde. Hiina mudel muutus liiga odavast ja haavatavast tarnevoolust sõltuvaks, et seda saaks enam kahtlusteta kindluseks nimetada. On veel teinegi probleem, vaiksem ja võib-olla režiimi jaoks veelgi ohtlikum. Kui Hiina piirab eksporti, vähendab rafineerimist ja hakkab kasutama kallimat toorainet, kandub osa survest ülejäänud maailmale. See mõjutab ostjaid, lepinguid, tähtaegu ja hindu teistes riikides. See, mis algas Iraani lähedal asuvates vetes, mõjutab tootmisahelaid, mis asuvad sellest väga kaugel. Ettevõtted ostavad hirmust rohkem varusid, tühistavad tellimusi, peavad lepinguid uuesti läbi ja otsivad alternatiivseid tarnijaid. Selles olukorras kaotab Hiina osa oma võlust, mis tegi Hiina tehasest maailma keskme. Kui ostja hakkab nägema Pekingis liiga suurt riski, ei ole kahju enam ainult ajutine, vaid muutub strateegiliseks kulumiseks. Sellepärast jäi Xi Jinpingi jõuetuks. Tal ei olnud selget vastust. Kui majandust liiga palju stimuleerida, on oht hindu üles sajada ja tasakaalutusi süvendada. Kui liiga palju tagasi hoida, süveneb aeglustumine. Tööstus kaotab jõudu ja absoluutse võimu retoorika kaotab oma sära. Lõppkokkuvõttes näitab sõda, et Hiina panustas liiga tugevalt odavale energiale ja välisvõrgule, mis näis turvaline, kuid tegelikult ei olnud seda. Tulemus on selge. Peking on haavatav. Ja režiimi jaoks, mis on rajanud oma jõu täieliku kontrolli kuvandile, on see haavatavus juba iseenesest ränk löök. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla Milsonali kogukonnaga veelgi tihedamalt seotud. Tervitused!